Nagu öeldud, tänane Vello Sootsi mälestusloeng on juba järjekorras 14. Esimese loengu pidas Raimo Raak Rootsist ja vahepeal on käinud meil külalisi mitmelt poolt Eestist ja Kanadast. Aga täna mul eriti hea meel tervitada taas Torontos meie seast Tiina Hirssi, kes tõenäoliselt ei vaja tutvustust, sest me kõik tunneme teda väga hästi, aga viisakas on inimest tutvustada. Nagu me kõik teame, Tiina on Ameerika eestlaste järeltulija. Tema pere oli üks neist, mis 44. aastal Eestist lahkus. Tiina sai oma doktorikraadi Michigani ülikoolis võrdleva kirjandusteaduse alal ja on hiljem tegelenud lisaks kirjandusteadusele ka naisuurimisega ja mitmete interdistsiplinaarsete humanitaaraladega ülikoolide juures Ameerikas, Kanadas, Eestis. Torontolastele on ta hästi teada sellest ajast, kui ta tegutses siinse Toronto ülikooli juures, pidades seal loenguid, aga mitte ainult ülikoolis õppijatele, vaid ka kõigile huvilistele siinsamas Tartu kolledžis. Tiina on kahe väga austusväärse initsiatiivi autor. Üks neist on meie raamatukogu, kus on endiselt umbes 170 lugejat. Ja teine on elulugude rühm, mida me ise keskis mälutuugadeks oleme kutsunud, mis vandis välja 5 mahukat raamatut elulugusid. Siis läks Tiina tagasi Eestisse ja ajas seal seda sama asja edasi. Käivitas Tartus uue elulugude rühma ja on töötanud seal nii Tartu kui Tallinna ülikooli juures ja hetkel ongi seotud Tartu Ülikooliga ja Eesti Kirjandusmuuseumiga, kus ta jätkab tegelemist nii elulugudega kui kirjandusega. Minul oli viimane võimalus tema loengut kuulata Eestis tänavu Viljandimaal toimunud Metsaülikoolis, kus me saime teada infot uuema Eesti ilukirjanduse kohta. Aga täna räägib ta sellest teemast, mis teda personaalselt ka kõige enam tõenäoliselt puudutab. Tere tulemast tagasi, Tiina, ja head kuulamist meile kõigile. Austava kutse eest pidada tänavune Vello Sootsi mälestusloeng. Ma olen tänulik selle eest Vemmule, kellega mul on olnud kaua aega side ja mille tegemistest ma loen peaaegu et igal nädalal midagi uut ja huvitavat. Minu tänane teema, nagu juba mainitud, on lahkumine kodumaalt, põgenemislugudest aasta 1944. Järgi on sellest jäänud murenenud kellarihma jupi küljes käekell, mis näitab kellaaega 11.30. See kell jäi seisma, kui selle kandja 22. septembril 1944 päikesepaistelisel päeval merre hüppas. Kuna laev, millal ta viibis, oli saanud lennuki torpeedo tabamuse, muutus pooleks ja oli kiiresti tee alla vajumas. Septembrikuine Läänemeri oli mõistagi külm. Meres hulpis päästepaate, kuid neid polnud küllaldaselt. Nii nagu ta seda lugu jutustas, oli ta koos oma vanemate, venna ja venna pruudiga vees. Ei ole selge, kas neile oli pardal jagunud päästetöösid. Nad olid ühe päästepaadi lähedal, kuid seal polnud ruumi. Laev oli olnud juba Tallinnas üle rahvastatud. Sellel reisis hulk viimase minuti põgenikke ja Saksa ning Eesti haavatud sõjaväe. Ta nägi, kuidas ema laskis päästepaadi köiest lahti, siis vend ja venna pruut. Ta tundis, et jõud raugeb
ja keeras päästepaadi köie ümber parema randme. Siis kaotas meelemärkuse. Kui ta teadvusele tuli, oli ta laeva põhjas, mis viis teda Kopenhaageni Gdynia sadamasse. Sealt viidi ta haiglasse, kuna ta jalad ei kandnud ja millises haiglas ta viibis veel 6 nädalat. Enne kui ta saadeti edasi, nagu kõik põgenikud, uude asumiskohta mitmest. Kuna ta dokumendid olid kadunud, tee alla anti talle paber laevakapteni poolt templiga ja sellele olid kirjutatud järgmised lakoonilised read. Sie wurde in bewusstlosem Zustand und ohne Bekleidungsstücke von Soldaten des Kommandos der Feldpostnummer M54227 gerettet. Ihr Gepäck ging hierbei verloren. Tõlkes ta leiti meelemärkuseta ja ilma riieteta soldatite poolt komandos Feldpost numbriga M54227. Ta päästeti, aga kõik ta pagas läks kaduma. See laev, mis pärale ei jõudnud, oli punase ristiga selgelt tähistatud Latsaret laev, mis kandis nime Muero ehk saatus. See on minu ema lugu. Ta oli siis 27-aastane. 3000 laevas olijast päästeti umbes 650. Lõpuni ei leia me sellest kunagi selgust. See lugu on minuga sellest ajast, kui ma olin 4-aastane, mil ta mulle räägiti, arvatavasti ühel septembrikuisel päeval umbes tänase kuupäeva ringis. Sügisel 1944 augustist oktoobrini asusid teele Rootsi või Saksamaa suunas 70 000 kuni 80 000 eestlast, kes lahkusid kodumaalt. Olen kuulnud statistikat, et see oli umbes 7% Eesti rahvas tolleaegse tsensusi järgi. Nad põgenesid taanduva Saksa sõjaväe ees ja sellega koos peatselt saabuva teise Vene okupatsiooni eest. Põues hirm, mida äratasid esimese Vene okupatsiooni julmused ja küüditamised. 40 000 nendest läks Saksamaale ja 27 000 põgenes Rootsi. Needki on umbkaudsed arvud, mis on ajaloolaste parim hinnang. Põues oli ka lootus, et äraminek ei olnud kauaks. Panustati lääneliitlastele, et need Eesti Vene okupatsiooni alt vabastaksid. Loodeti sõjaõnne pöördumist. Loodeti olla jõuludeks tagasi kodus. 1923. aastal sündinud noor naine Silvia, kes lahkus Tallinnast Saksamaale, mäletab aasta 1999, tähendab mitud aastat hiljem, põgenemist järgmiselt. Kuigi sellest on möödunud üle 54 aasta, mäletan selgesti seda karget päikselist septembripäeva. Keskpäeval tormas vend Valter uksest sisse, ta töötas tõlgina ühes Saksa mereväe üksuses ja ütles: täna õhtul läheb laev Saksamaale ja meile kõigile on ruumi. Mina lahkun küll oma perega. Tema pere, abikaasa Leili Põllusaar, 2-aastane poeg Tõnis ja ämm oli hiljuti Tartust rinde eest põgenenud ja elas meiega koos Rahumäel. Mu vanem õde Hilja otsustas jääda ootama isa, keda me ei saanud kohe tööl kätte, ja vennanaise venda Andres Põlluäed, et siis järgmisel päeval meile järgneda. Kohtumise aadressiks oli isa varem Saksamaale põgenenud sõbra Kiivi elukoht Fürtis Nürnbergi lähedal. Kohvri ja seljakotiga läksin koos ema ja venna perega Rahumäe jaamas rongile. Tallinnas olid tänavad täidetud ärevate inimestega. Osa neist liiklus sadama poole nagu meiegi, kandes kompse ja kohvreid. Nagu unenäos meenub Jumalaga jätta õega,
mis hakkas kell 7:30 liikuma. kõik tundus uskumatuna, aga meil oli siiski päris kindel lootus peale peatset sõja lõppu jälle vabasse Eestisse tagasi tulla. Oli palju nutmist ja ahastamist. Aeglaselt hakkas armas kodulinna siluett õhtusesse pinesse kaduma. Üks saksa ohvitser, nähes mu pisaraid, kutsus mind ühele kõrgemale sillale, kust nägin Tallinna torne veel veidike kauem. Oli teisipäev, 19. september. Ma olin 21 aastat vana ja äkki põgenikuks saanud. Seda lugu, kirjutatud 54 aastat pärast sündmusi Eesti Rahva Muuseumile saadetud eluloos, võib pidada üheks paradigmaatiliseks Saksamaale põgenemisteekonnaks. Oli keerulisemaid, oli traagilisemaid. Hüvasti, et kodumaaga, isegi kui see oli mõeldud lühikeseks ajaks, oli emotsionaalne. Mitmed lood teatavad, et laevalael lauldi hümni. Selles loos, Silvia loos, küll ei mainita, et Tallinna ja selle sadamat pidevalt pommitati. Paljudele Saksamaale põgenijatele olid viimased kaadrid Tallinna siluetist värnunud suitsust ja tulest. Teine lugu, mis pole nii paradigmaatiline, on üks Ilon Viklandi tehtud illustratsioon tema põgenemise teemalisele raamatule Pikk teekond. Ja ta on siin iseennast portreteerinud veel oma kalli sõbra põõraga, kes pidi kahjuks maha jääma. Aga see on väikese tüdruku pilk sellele suurele pikale teekonnale, mis ees seisis. Ja tema põgenes oma perekonnaga Rootsi. Nii et teine, sama paradigmaatiline lugu, mitte Ilon Viklandi oma, aga võinuks ka olla tema oma, pajatab põgenemisest Rootsi üle Tormise mere 22. septembril 1944. Paat oli peidus Viimsis. See oli kipakas, lekkis ning oli kaua kasutamata olnud jonnaka mootoriga. Paadis, mis oli mõeldud 5 või 6, oli pardal 13 hinge. Paar neist hingedest üsna kogukad inimesed. Kardeti takistusi nii sakslastelt kui venelastelt, kelle periskoobi tõusmine paadi lähedale merest tekitas nii mõnelegi paadis olijale äkilist meeleheidet. Oht möödus. Minnes aga tõusis torm, mis tõukas paadi kursist eemale. 1930. aastal sündinud Aino oli selles paadis koos ema, 4-aastase õe ning 10-kuuse vennaga. Tema kasuisa, kes oli kogenud meremees, oli tüüril. Kõik pakid tuli üle parda visata. Kogemata visati üle parda ka joogivesi, võileivapakk ja esmaabikastid. Aino mäletab. Me ei teadnud enam isegi, kust me olime. Meil oli väga vilets kompass ja märjaks saanud merekaart läks tuulega ribaräbalateks. Kasuisa oleks osanud tähtede järgi tüürida, aga neid tormipilvedes ei näinud. Kasuisa arvas, et peaksime juba Rootsi vetes olema, aga võib-olla triivis torm meid kõrvale ja sattusime Ahvenamaa saartele, kus on palju karisid ja mis on Vene võimu all sest saadik, kui soomlased alla andsid. Ta aimas maa lähedust, kuigi kõrgete lainetega midagi näha polnud ja isegi linnud ei lennanud. Äkki nägimegi üht saart. Püüdsime sinna tüürida. Nägime saarel väikest maja, aga korstnast suitsu ei tulnud. Paadi silda ka näha ei olnud, aga kasuisa arvas, et kui on maja, peab olema ka koht, kus paadiga meremaale pääseb. Püüdsime ümber saare sõita, otsides maale minekuks kohta ja võideldes kogu aja lainetega, mis tahtsid meid kaljudele paisata.
paat oligi sattunud Ahvenamaa saarestikku. Saarel oli pardi või hülgeküttide olm. Hütt, mida kasutati hooajal ja mis nüüd tühjana seisis. Seal tehti tuli koldesse, kuivatati riideid ja veedeti öö. Hommikul tulid uudishimulikud kalamehed teised saarelt, kes vaatamata oludele pakkusid süüa ja head nõu. Ja saladuse katte all leiti Aimole, kes oli paadi põhjas saanud lennukütuse ja vee segust käele mädaneva haava, abi kohalikud halastajaõed. Seda tuli teha saladuse katte all kartes, et venelased tabavad, et keegi on põgenenud ja sinna saarele saabunud ja seal ei seadnud kõiki seal olijaid ohtu. Torm vaibus, kuid meri oli veel rahutu. Paatkond asus uuesti teele Rootsi suunas ning jõudis õnnelikult pärale. Aastaid hiljem seda põgenemislugu jutustades oma eluloos asetab Aino konteksti oma pere saatuse tormisel Läänemerel. Ainult Jumal teab, kui palju põgenikke selles hirmsas tormis septembrikuul 1944. aasta lõpus. 14 paadist, mis Viimsi rannast välja sõitis, jõudis 9 Rootsi. Teised jäid teadmata kadunuks. Kõigis neis oli lastega peresid ja 5 kadunud paati olid suuremad ja tugevamad kui meie paat. Tõesti oli ime, et pääsesime ja ka kasulise osalus paati õigesti juhtida. Paat läks ju teele mitmelt poolt ja paate läks teele mitmelt poolt ja eri aegadel, aga kellelgi ei ole nende ega inimeste täpset arvu teada. Teistmoodi konteksti loob Loreda Manitski oma 2004. aastal suurpõgenemise 60. aastapäevaks avaldatud lühikeses jutustuses Paadi põgenikud, kuidas Viimstu küla 1944. aasta sügisel, kuidas Viimstu külas 1944. aasta sügisel viidi. Õhtul läks sõiduks 3 peret 3 paadiga. 3. oli Julla, asjadega taga. Õnneks oli ilm vaikne, rahvast palju ja paadid lastis. Igal perel riideid ja elamiseks ka midagi väärtuseks ajaks. Saatjad jäid randa istuma ja lõhma. Äraminejad olid kindlad, et ega venelane Eestisse kauaks jääb ja arvasid, et kevadel hiljemalt on kõik kodus tagasi. Minu vastas naabrid, Maria ja Julius Kruusvall, läksidki koos tütarde Helga ja Marinaga. Naine ütles lahkudes sõnad, et ega siia ei hooli enam tagasi tulla ja ei tulnudki. Merela perel tuli minemine nii ruttu, et leivataiin sõtkuti ära, kuid ahi jäi kütmata ja leivad ahju panemata. Olid öelnud, et saaks ainult hinged päästetud. 1944. aasta sügis oli nii kole, et ei taha enam sellele mõelda. Viimstu külas jäi sel sügisel palju maju tühjaks ja mitmesse majja jäi 1 või 2 inimest. Manitski räägib ühe küla tühjenemisest erinevatel ajenditel ja erinevatel põhjustel. Täpsuse huvides olgu öeldud, nii nagu ka Manitski mainib, et alates 1940. aastast oli Viimstu külast juba erinevatel põhjustel ära mindud, enamasti üle lahe Soome, aga see on teine lugu. Eripärane lugu on ka etnograaf Ilmar Talvel, sündinud 1919. Tema kogemus Eestist lahkudes laeval Nordstern, mis 6. oktoobril 1944 torpeedo tabamuse tagajärjel hukkus väheste ellujäänutega. 400–500 inimesest, kes pardal oli, õnnestus päästa 60. Laevahukk toimus umbes samas kohas kui Moeromaa. Ilmar Talve mäletab.
oli 3. oktoober ja teisipäev, kui laevad Roomassaare reedlilt õhtuses pimeduses liikuma hakkasid. Ma mäletan, et seisin tekil reelingule nõjatades ja suitsetasin, kui meie väike konvoi Irveni väinast läbi sõitis, kus Kuramaa, Tomesneesi neem ja Sõrve säär pimeduses vaid aimatavad olid. Polnud nagu tahtmistki mõtelda, et see oli kodumaa, mis selja taha jäi. Ja et oli võimatu teada, kas ja millal nendele randadele tagasi tulla on võimalik. Võib-olla oligi parem, et neid randu pimeduses ei näinud. Taivusin reelingu ääres seistes konkreetselt ja valusalt, et pimedusse jäi maha üks lõppenud ajajärk, mis enam tagasi tulla ei võinud. Oli parem olla sellele mõtlemata, mis oli raske ja valus. Parem oli katsuda vaadata, mis tuleb ja kuidas edasi saab. Oleme seadnud justkui kangasteilidele suurpõgenemisest kirjutatud eluloolised jutustused, just sellest teekonnast, kuidas see kellelegi mõjus ja oli. Jätkem meelde, et need on tunnistajate lood, kes enamasti olid sündmuste ajal lapsed või varases noorukias. Loengu lõpus käsitleme natukene lähemalt olukorda, kus tunnistajad hakkavad kaduma või on hoopiski kadunud, kuid nende lood ehk mõned säilinud sümboolse tähendusega esemed on alles järgmistele põlvkondadele kaasandmiseks, kaasaskandmiseks või unustamiseks. Teeme siin ühe väikese kõrvalpõike akadeemilisemasse võtmesse ja räägime elulugudest allikatena. Elulood kui allikad on kahtlemata ja paratamatult subjektiivsed, samas ehedad. Neid ei tasu võrrelda teistsuguste dokumentaalsete allikatega, millest sageli on esiplaanil arvandmed. Küll aga pakuvad elulood ja mälestused ja memuaarid dokumentaalseid allikaid täiendavat informatsiooni. Elulugusid on raske, kui mitte võimatu verifitseerida, mis on ajaloolaste põhiline kutseoskus ja kohustus. Lugude ehedus tuleneb aga jutustaja isiklikust jutustamislaadist, sellest loost ja selle hoost, selle tempost, detailidest, emotsioonidest. Kuid ka need uurijad, enamasti ajaloolased, kes kipuvad olema elulugude suhtes skeptilised, möönavad, et nendes leidub üsna sageli just detaile, mida kuskilt mujalt leida oleks raske. Sellised pisikesed tähelepanekud moodustavad mikroajaloo ehk sotsiaalajaloo algosakesed. Paljude lugude kokkulangemine selles osas, et erinevates põgenike peatamispaikades erinevatel inimestel olid sarnased kogemused, loovad siiski põhjust neid elulugusid usaldada. Eriti leidub neis detaile argielu kirjeldustest, toidust, riietusest, täissaunast, esmaabist ja ravimitest, esemetest ja värvikatest isikutest, keda kohati teel. Näiteks kirjeldab eluloo kirjutaja olukorda, mil Saksa okupatsiooni ajal levinud puutaldadega kingadega tuli Saksamaale jõudes ja läbikäigulaagrist esimesse pikemasse peatuskohta liikudes kiiresti taluvankri taga kõntida. Nii et porisel pinnasel läksid kingad ja nende rihmad katki. Mis selles olukorras tehti? Kingi parandada ju ei saanud. Mindi edasi, mis muud, kui sokkade väel, sest nahkkingad olid veel kohvris, nagu Kalli Saare. Juttu on ka kitsastest Rootsi kingadest, mida jagati põgenikele Gotlandi saarel ja mis aastaid
villaseid sokke ja nahkvastlaid kandnud maainimesel lihtsalt jalga ei mahtunud. Neid oli väga raske jalaga harjutada. Kuuleme emast, kes teeb susse autokuumi sisekuumist taldadega ning riidest pealsetega ning suvel otsib mõne kasutatud portfelli ja teeb sellest sandaale. Laste jalad ju kasvasid kogu aeg. Kuuleme leidlikkusest. Mõnikord tekib sellises allikas niinimetatud tihe kirjeldus. Antropoloog Clifford Geertz on seda nimetanud inglise keeles thick description, milles mõni ese või tala on ümbritsetud seostest teiste esemete ja terve elulaadiga. Mõnikord saame eluluggudest ka teada huvitavaid fakte, millest sotsiaalajaloolaste taju ei tarvitse jõuda pärale. Septembris 1944 Berliinis Eesti abistamise komitee Estnische Hilfsstelle juures töötava 1931. aastal sündinud Tallinna Saareste tehnase päeviku sissekandest kuuleme, et sõja ajal Saksamaale tööle saadetud või tööle asunud eestlaste hulgas oli palju piletimüüjaid trampidel. Proovigem seda kuskilt arvandmete allikatest üles leida. Lisaks üksikutele päevikutele on meie loengus käsitletud elulood kirjutatud mälu toel aastaid pärast nendest kirjeldatud olukordi ja sündmuseid. See tekitab omakorda uue problemaatika, kuna mälu võib olla lünklik või hoopiski petta. Mälu toeks on vahel abiks huvitatud perekonnaliikme udisimulikud küsimused. See on väljavahetamatu privileeg, kes suudab veel intervjueerida oma vanemaid sugulasi nendel teemadel, nendelt aegadest ja kes on niivõrd teadmatu, kes on niivõrd rumal, et tal igal turgal on küsimusi. See aitab käivitada selle vanema inimese mälu ja aitab tal seada oma lugu õigetele rööbastele. Nii et mälutoeks võivad olla sellised suulise ajaloo situatsioonis tekivad küsimused või ettevalmistatud küsimustik, mis on Eesti Rahva Muuseumi üks olulisi vahendeid pärimuse kogumiseks. 1944. aasta suurpõgenemise mälestuste talletamisel on küsimustik number 203 täpse pealkirjaga Põgenemine Eestist ja esimesed 10 aastat paguluses. Küsimused juhivad tähelepanu igapäevaelu üksikasjadele, sealhulgas ka eestlaste poolt loodud asutuste, koolide, koguduste, kultuuriorganisatsioonide, kooride, rahvatantsurühmade, näituste, pidustuste ja tähtpäevade püitsemise tavadeni välja. Neid küsimusi on ääretult palju selles küsimustikus. Väga mitmest kohast võib mälu kinni hakata ja hakata ennast kerima. Huvitav on aga tõdeda, nagu ma hiljuti tõdesin, istudes Eesti Rahva Muuseumi arhiivis peaaegu terve augustikuu ja lugedes neid mälestusi ja üles tähendatud elulugusid. Et kui paljud küsimustikule vastajad alustavad korralikult, küsimus 1, minu vastus, küsimus 4, minu vastus, küsimus 6, minu vastus, siis nad hakkavad trotsima selle küsimustiku struktuuri ja nad lihtsalt otsustavad, ma löön käega, ma jutustan lihtsalt oma loo. Ja üks sõrm jookseb mööda küsimustikku, et need detailid, mis siis tulevad esile, et see aitab käivitada mälu. Aga et küsimuste, kui niimoodi korralikult koolilapse moodi küsimustele vastates, seda lihtsalt ei ole alati praktiliseks peetud. Ja minu uurimise kogemuse järgi on need terviklikumad lood suure lisaväärtusega, sest nendes väljendab kirjutaja ennast, enda vaatenurka, positsiooni, ka tagantjärgi positsiooni ja prantsuse keeles võib kasutada selle fenomeni kohta parti pris, inimese positsioon, tema situatsioon seoses sellega, mis toimus. On mõnikord täheldatud, et põgenemislugudes räägitakse vähe või väga lühidalt sellest otsesest teekonnast Eestist esmasesse pelgupaika. Küll aga räägitakse rohkem nendest sündmustest
mis sellele teekonnale järgnesid. Ja ma ei räägi nüüd 10 aasta piirist, ma räägin esimesed nädalad ja kuud. Praegu juba ette toodud näidete varal võime öelda, et pole sugugi mitte nii vähe neid allikaid sellel teemal, et kuidas see põgenemine tegelikult toimus. Aga mõtleme siis sellele, mis edasi sai. Rootsi põgenejad võeti lotade poolt sooja kakao ning võileibadega, magusa leivaga vastu ning majutati ajutistesse laagritesse, sageli tühjaks jäänud suvepuurortide hotellidesse. Saksamaale jõudnuid võeti sadamas vastu Braunschafti, see on üks näide Laplandi vardal olevatest põgenikest just enne, kui nad astusid laevad maha ja vastu nendele, kes neid võõrustasid. Saksamaale jõudnuid võeti sadamas Braunschafti töötajate poolt viljakohvi ning leivaga vastu ning paigutati läbikäigulaagritesse, edasi saatmiseks mitmetesse Saksamaa nurkadesse. Kuna see kestis 2–5 päeva, on loomulik, et teekonnast jutustamiseks kulub vähem aega kui sellele järgnenud pikemale perioodile. Küll aga on mõned põgenemisteekonnad nii põnevad ja traagilised, et nendest on jäänud väga pikad, isegi filmilikud lood. Heaks näiteks on ülalpoolt tsiteeritud Aino lugu tema teekonnast Rootsi, kuidas ta kirjeldab seda tormi ja seda tüürimist ja triivimist ja lõpuks õnnelikult pärale jõudmist vähemalt ühele esimesele saarele. Paljudele, eriti Saksamaale põgenenuile, kes pidid ühest laagrist teise liikuma või kes sõja lõppedes 1945. aasta mais leidsid end venelaste poolt okupeeritavate aladele liiga lähedal, võis teekond tunduda lausa lõputuna. Nii Saksamaal kui ka Rootsis piinas põgenike teadmatus oma lähedaste saatusest põgenemisteekonnal Rootsi või Saksamaale. Rootsi teataja veel alates 31. oktoobrist ja ka Saksamaa laagrite lehed täituvad otsingute kulutustest ja omakseid otsitakse ka Punase Risti kaudu. Kuulasin paar päeva tagasi suure huviga Keila Koppillemi ettekannet nendest otsingukuulutustest, mis olid Rootsi teatajas alates oktoobri lõpust 1944. Saadetakse käsipostiga kirju, mis õnnelikel juhtudel jõuavadki kohale. Näitab, et inimeste vahel oli siiski võrduslik ja elementaarne abivalmidus, et teisi kaasmaalast siiski aidata, mitte teda peljata. Mehed, kes olid mobiliseeritud Saksa sõjaväkke ja kes ei saanud oma perede juurde minna põgenemisteekonnaks, jõuavad mõnikord rinde lagunemise järel, mõned isegi haavatuina oma peredele järele, et mõned pered taas ühinevad. Rootsi põgenenute lugudes venib aeg laagrites mõnikord nädalateni. Mõned, kellel kahtlustatakse nakkushaigusi, paigutatakse karantiinilaagritesse, teised ootavad saatmist erinevatesse sektoritesse Rootsi tööturul. Paljud mehed metsatöödele või põllumajandussektorisse, paljud mehed ja naised vabrikutööle, mitmed haritlased muuseumidesse ning arhiividesse tööle. Seniks, kuni keeleoskus järele jõudis. Saksamaal on pilt keerulisem, järgmise etapi kogemused hektilisemad. Need, kellel on perekonnaliikmed või sõbrad kuskil Saksamaal juba ees ootamas, lähevad raudteel õnne proovima, sageli pommistamiste all ja vahepeal ühest siitkohast teise, et leida lõpuks see aadress, mis neil oli kaasas Tallinnast või saartelt lahkumisel. Teised suunatakse tööle erinevatesse Saksamaa nurkadesse, mõned sõjatööstustesse, teised näiteks emad lastega taludesse tööle. Nagu me teame, displaced persons, nagu neid hiljem hakati nimetama ja mille tõlget ma olen hiljuti nendes elulugudes näinud kui paigalt nihutatud isikud. Nende laagrid ja nendele päriselt mõeldud laagrid luuakse Saksamaal hiljem sõja lõppedes. Peatume siis selles vaimus, et elulood annavad meile kätte elulisi detaile argielust
siis mõtleme selle peale, mis võeti kohvrites kaasa. Ja see on küsimus, mis sellest küsimuslikust sageli leidis tee nendesse terviklugudesse, isegi kui inimesed ei viitsinud üks-ühelt nendele küsimustele vastata. Need paar näidet sellest esemelisest mälust, mida kaasa võeti. Tean, et mul oli kaasas üks juturaamat Viibi ja Vainde seltslased, mis hiljem Viibi laagrites Saksamaal kui ka Austraalias oli noorte seas nii ära loetud, et kui ta 1998. aastal kodumaale tõi, oli ta üsna täbaras olukorras. Üks pisike, umbes 10 sentimeetri suurune nupuke, balletitantsija, hästi hea lõhnaga ja mu pooleli olev kudumistöö peenest, ühekordsest, maavillasest mustikamustris kampson. Need on tähelepanekud Hellemalelt, kes on sündinud 1931, kes mainib, et temaga kaasa läksid kõik tema koolitunnistused. Silvia, kellest me juba oleme natukene kuulnud, kirjeldab ma kohvri sisu järgmiselt. Ei mäleta pakkimist, vaid ainult paanikat nende viimaste tundide jooksul kodus. Mul olevat minnes olnud suusasaapad jalas. Seda ütles aastaid hiljem mulle naabritütar. Ka talvemantli, oravanahkse krae ja mufiga olin kaasa võtnud ja kandsin seda veel 5 aastat hiljem maja teenijana Kanadas. Nii näen fotodelt. Hiljem Saksamaal leidsin meeldiva üllatusena kohvri põhjast 1935. aastal ilmunud naakköites Kaleripoja, kingitusvennalt. Ei tea, kuidas selline asi kaduma läks kohvri põhjast. Suur raamat. Ja 1944. aastal Helsingis ilmunud loomingu, mille mul oli toonud üks augustis tagasi tulnud Soome poiss, kursuse kaaslane Tartu Ülikoolist. Ka oli kohvris väike pruust nikerdatud tumepruun karu, Aare lapsepõlvest, mis sai talismaniks pommitamiste ajal Eestis ja hiljem Saksamaal. Karukese päris mu vanem tütar lapsena ja näen seda ikka veel tema kodus. Kaleripoeg ja looming on ikka mu raamaturiiulil. Ka oli kaasas pilte perekonnaliikmetest, koerast ja kodust. Need olid mul pommitamiste tõttu olnud rahakotis. Karin Vivian Pessa sündinud 1932 mäletab. Asju kaasas oli meil nii palju, kui ise kanda jõudsime. Seljas talvemantlid ja kohvris peale hädavajaliku riietuse üks keelunõu, piimakann, mõned noodid, ema pallikleit. Ka elutoa kardinad, mis oli ema viimane osk iseseisvuse ajast ja ta oli need Pärnusse kaasa toonud. Isa tuli rongilt oma ratast tükates. Selle peal oli ta kohver ja portfell. Tema tõi naast lauamapi, mälestusametimendadelt, väikese maali ja alapasterist alasti naise kuju, mille ümber oli ta fraki rullinud. Need olid isa antiikidest, mida ta mõne aasta eest Eestist lahkuvatelt sakslastelt oli ostnud. Mu vanematel olid muidugi passid kaasas, aga ei ühtki koolitunnistust, fotoalbumit või mänguasja, mis inimesele kätte juhtus ja mis talle tähtis oli. Ja lõpuks kirjutab Reet, sündinud 1940. Mida siis ema kaasa võttis? Lisaks hädavajalikule riietusele oli tal veel meeles võtta mõned fotod, hõbelusikaid ja pross, mida tema ema oli Gruusiast tagasi toonud, kui ta seal tööl oli. Kasutan hõbelusikaid iga päev. Lasin kõigile ema nime tähed peale graveerida. Ja hõbeprossist lasi ema teha kõrvarõngad. Neid kannan tihti ja väärtustan neid rohkem kui kallist kive. Need, mis inimestel kaasas oli, kas juhuslikult või sihilikult. Sellest räägivad meile just eluloolised allikad. Meenutagem, et põgenemisteekonnad olid ühe ajajärgu lõpp, nagu ilma talve oma
stseenis esile toob, aga nad olid ka ühe terve ajajärgu algus. Ta oli mõnes mõttes jätk ja mõnes mõttes algus. Kuidas olid meeleolud areneval sügisel? Ühes Saksamaa loos kuuleme järgmist. Kõik põgenikud pandi laagritesse. Meie siht oli proua Meere sugulased Schwellinis, kuhu sõitsime edasi. Kuid meid ei võetud vastu ja meie pidime oma kohvritega ja proua Meere suure silgutünniga tagasi sõitma Kopenhaageni sadamasse, kus lõppes meie sõidusiht. Jõudnud rongiga tagasi Kopenhaagenisse oktoobris 1944, meid pandi põgenike laagrisse. Meie suur pere koosnes 3 täiskasvanud naisest ja 3 lapsest, vanuses 3, 9 ja 10. Tiiu oli 3-aastane, et mitte nakatuda düsenteeriasse, mis möllas laagris. Tiiule andsime ainult kodust kaasa toodud toitu, neile teistele anti köögist suurest katlast suppi. Nakkushaigused olid eriti lastele tõsine oht ja kui Rootsis olid karantiini laagrid selle jaoks, siis Saksamaal ei olnud nendest leetrite ja tuulerõugete ja läbapüha hoogudest suurt pääsu. Raul Pettai, sündinud aasta 1928, kes lahkus Eestist kohvritäie raamatutega ja viiuliga, nooruk, idealiseeriv, nagu selles vanuses ollakse, kaasas oli ka kindlalt tema päring. Reflekteeriv. 16. oktoobri hommikul olime nüüd tagasi Põhja-Saksamaa üksluises, sügise tõttu kurvas maastikus. Paar Töltsi ilust jäid vaid kaunid mälestused, aga polnud parata. Hea, et meil niigi hästi oli, sest olime siiski Eestist eluga pääsenud. Ööl magasime siinsamas niisama puunaridel. 21. oktoobril viidi meid teise barakki üle. Enne aga pidime saunast läbi käima ja ka riided laulutati. Ilmselt põhjusel, et lutikaid ja täisid hävitada. Uus barakk oli enam-vähem korralik, igatahes parem kui senine. Laagri sakslastest juhtkond koosnes meestest, kes ilmselt sõjaväkke ei sobinud. Vanemad ja vigased mehed. Nendega läbisaamine polnud halb, aga vahe oli muidugi vahe. Pean tunnistama, et tuju oli kogu aeg nii madalal, kui veel olla saab. Sügisesed virilad ilmad, sagedane vihm ja troostitu ümbrus ei aidanud kaasa. Laagri supp hakkas väga tüütama, aga parata polnud. Püüdsin rohkem lugeda ja matemaatikat uurida, ega ilmaasjata neid raamatuid kaasas ei olnud. Õnneks leidsin ühest kohvrist paar füüsikaraamatut, mis riiete vahel olid kuidagi kaasa tulnud. Õhtul vahel mängisin viiulit, mida olin Eestis samuti kaasa toonud. Tutvusin ka teiste noorematega, 3 Balti rahvusest. Mängisime kaarte ja vestlesime niisama. Eestlasi tuli laagrisse juurde, nende hulgas näiteks 3 talumeest, 2 Virtsu juurest, 1 Tartu kandist. Vahel tulid eestlased kokku ja laulsime eesti laule. Lätlased omavahel tegid sama. Meie toa inimesed olid õnneks väga toredad. Kõigiga sai hästi läbi. Muidu polnud siin just viga elada, kui vaid süüa oleks rohkem olnud. Ja kohutavalt igav. Siin on ühe perekonna teatuspunkt. See ei olnud nüüd päriselt suur barakk, nagu see, mida Raul Pettai kirjeldab, vaid ega läbikäigu laager, kus olid barakid ja õlled olid maas ja siis oma kodinate ja kompsudega oldi nende peal, kuni saadeti edasi järgmise punkti või leiti kasulikku tööd. Igavuse peletamise mõõtmetest võime ka paari lisanäidet tuua. Eelpool mainitud Taimi saareste tehnas, kes töötas Berliinis, oli seal tööülesannetes kuni novembri keskpaigani. Ja tähele oma päevikus.
härra Hitler läks sadamasse. Oli saabunud laev 262 eestlasega Saaremaalt, pluss 5 Tallinnast ja 6 Võrult. Nad olid lastega külmas kuulis ja ilma toiduta. Peale lõunat, kui neid jälle külastasime, olid nad ikka veel toiduta. Nad olid saanud kohvi, kuid seda ei jätkunud kõigile. Lastele oli antud mannaputru. Täiskasvanud olid ikka veel söömata. Härra Hitler helistas NSV-le, see oli naisorganisatsioon, kes hoolitses söögi eest. Lubati saata suppi ja leiba, kuid hilisõhtuks polnud midagi saabunud. Nad viidi Nussdorfi laagrisse. Oli vihmane, pime ja külm. Lapsed nutsid. Täiskasvanud olid näljast nõrgad. Nad ütlesid, et nad ei saanud midagi kaasa võtta, sest nad olid saadetud sõjaliini eest ära ja saadetud ikka edasi, kuni laaditi laevale. Kui neile oleks öeldud, et neid saadetakse Saksamaale, oleksid nad vähemalt riietunud soojamat ja paremini. Põhjus, miks neile inimestele süüa ei antud, oli see, et lätlastel oli kottide viisi toiduaineid. Eestlastel oli öeldud, et põgenikud peavad üksteist abistama. Aga seekord oli nii, et eestlased aitasid lätlasi kanda nende kotti sintidega. Heller kirjeldab Bambergi tiipilaagrit. Me peame siin meenutama, et Saksamaa sõja viimasel aastal ja selle järel kubises põgenikest. Neid oli miljonite kaupa ja nad olid kas sundtöölised, kas kontsentratsioonilaagritest vabanenud juudid või olid need, kes olid suunatud tööle Saksamaa poolt sõja ajal, kellel ei olnud leitud mingit rakendust ega ka teed kodumaale tagasi. Nii et Heller mäletab, baltlasi oli laagris vähe, poolakaid ja ukrainlasi oli palju. Juudilaager oli teises kohas. Juudid pidasid ise korda oma laagris. Meil oli vähe korrarikkumisi. Laagri politsei oli härra Kase, korporatsioon Iroonia vanem vilistlane. Kui unustada, miks me seal olime, siis võib ütelda, et elu oli rahulik ja meeldiv. Eluruum oli väga kitsas. Minu isa ja Anton Kasemets, kes oli ka laagris koolijuhiks, rasku nugadega voolisid puud ja muutsid voodid diivaniteks, sellega tehes toad nägusamaks. Bambergi laagris olime kogu aeg natuke hirmu all, sest olime piirist 80 kilomeetrit eemal. Eelpool tekstis kirjeldatud Vene esinduse liikmed lükkasid mind tänaval, purjutasid. Jõe ääres ujulas tükis meile ligi üks noormees, vestles nagu sakslane, kui riided selga pani oli venelane. Venelased katsetasid meiega laagris rääkida. Me keeldusime. UNRWA personal oli meie poolt. Sellest tõsiasjast, millest siin räägitakse, oli, et põgenike administratsioonid leidsid, et inimestele kõige parem saatus on olla saadetud tagasi oma kodumaale. Neil võttis väga palju aega, et aru saada, et mõned sundtöölised ja need, kes olid põgenenud, näiteks Baltimaadest, aga ka Poolast ja mõnedes muudes paikades. Viimane asi, mida nad tahtsid, on, et need saadetakse kodumaale tagasi, sest mille eest nad põgenesid, just selle Vene hirmuvalitsuse eest. Ja kui hakati siis aktiivselt, ja see oli ebaühtlane, igal pool seda ei tehtud, aga hakati inimestele auku pähe rääkima, et minge tagasi, me repatrieerime, me aitame teid sellel teekonnal tagasi koju. Kui hakkas see surve peale, siis hakkasid mõned inimesed tõeliselt kartma ja leidsid, et on vaja ka oma käel hakata liikuma eemale nendest piiride aladest. Ja neid teekondi on palju ja väga erinevaid. Reet, kellest me juba oleme kuulnud, kirjeldas seda edasi põgenemist järgmiselt. Venelaste eest pidime uuesti põgenema 1945. aasta suvel. Kuidagi leidsime ulualust ühest karjast või kütis Bregenzi lähedal mägedest. Seda kohta ma mäletan. Sõime juustu ja määrisime võid peale, sest puudus leib. Ema sai teada, et põgenike laagrid olid asutatud Saksamaal
ja siis, kui talv meid sealt ära tõrjus, lahkusid õed teineteisest ega kohtunud enam, kui oli möödunud 38 aastat, oli oldud algselt sakslasega abiellunud ema õe juures. Meie pere siht oli Augsburgi lähedane linn, Haunstetten. Isa oli Augsburgi lähedal haiglas, sest tema elas üle Tšehhi põrgu. Ema ja lapsed olid ühendatud rahvaste poolt korraldatud põgenikude laagris Ameerika tsoonis. Aga isa sinna ei pääsenud, sest tema oli olnud must mees. Alles palju aastaid hiljem sain teada, mis niisugune asi tähendas. Sakslased panid muulasi kõige hädaohtikumatesse ja kardetavatesse olukordadesse sõja ajal. Isa ise ainult rääkis ühest momendist, kui Tšehhi sõdur vaatas meie perekonna pilti ja teatas, et tal on kahju, et isa peab surema. Kuidas isa pääses, pole minulegi selge. Must mees tähendas, et inimene oli olnud liiga lähedalt seotud Saksa režiimiga, näiteks ta oli Saksa sõjaväes, mille üle tal ei olnud endal suurt valikut. Aga selliseid inimesi hakati laagritest välja skriinima, mis tähendas, et nad pidid minema ja elama Saksa majanduses, neil ei olnud enam põgenike organisatsioonide abistavat kätt ega ka mitte piisavat toitu. Võime küsida, see küsimus on väga põhjendatud. Millal kadus lootus Eestisse tagasiminekust? Üks selline moment tuleb Hellemaade loost, kellelt me juba natukene oleme kuulnud. Arvan, et see oli vist Brandenburgi lähedases laagris, kus sõime viimased kuivatatud soolasilgud, mis vanaema oli kassarist kaasa andnud. See oli nagu matuse õhtu, nagu viimane side kodumaaga oli nüüd kadunud. Järelpõgenemisest oleme juba rääkinud ja siin me näeme need pildid, mis paar viimast mustvalget pilti on ühest põnevast raamatust, mille autoriks on Erik Soovere, ise kutseline fotograaf, kes sattus põgenike teele koos oma kaameraga, mis oli imekombel säilinud. Ja ta tegi väga suure hulga pilte sellest põgenike teekonnast ja kui ta lõpuks jõudis Ameerikasse oma perega, siis ta sattus Cincinnatisse, Ohiosse, kus ta sai meditsiiniline fotograaf. Ja mõned tema ülesvõtted olid nii head, et nad olid pikka aega meditsiiniõpikute raudmaterjal. Ka siin algab Erik Soovere põgenike teekond, tema abikaasa ja nende väike poeg Ülo sellest kohast, kus nad paiknesid edasi, et minna kaugemale piirist, kus nad kartsid, et hakatakse neid survestama edasi minema. Ja need mustvalged pildid on natuke põletlikud, sest see teekond leidis aset aprillis ja mais. Nii et siin on selline hall sügisene meeleolu, aga see teekond tegelikult leidis aset õitsvate unapuude all. Ja see vankrid, mida kasutati, olid igasugused vankrid, mis tuli ise lükata. Need olid kärud, mõnikord ümber ehitatud lapsevankrid. Siin oli tegelik lapsevanker, sellepärast, et laps on kaasas ja siis selline koorem oma pagasist, mis tuleb siis pereisal lükata. Ja alles väga harva sai pikemat küüti mõne hobuvankri peal, aga Saksamaa teed oli täis sellistest põgenejatest 45. aasta kevadel, just enne, kui sõda lõppes. Kui me mõtleme siis selle peale, tekkis hirm, et saadetakse äkki tagasi kodumaale, siis see hirm ei valitsenud mitte ainult Saksamaal, vaid ka Rootsis. Pärast, kui anti välja 1946. aasta jaanuaris Balti sõdureid Trelleborgis, hakkas paljudel Eesti põgenikel tekkima hirm, et Euroopa ei ole enam turvaline koht, kus jääda. Toronto mälutungalde kirjutajate rühma liige Alice Thompson mäletab, et käidi ühest saatkonnast teise, et viisat saada võimalikult kiiresti ja võimalikult kaugele. Alice Thompsoni pere, kus oli ka pereisa, kes oli kutseline meremees pikkade kogemustega, võtsid ette ümber ehitatud laevas 4-kuuse teekonna Göteborgist Lõuna-Aafrikasse. Ja sellest on ta kirjutanud raamatus Märutunglad. Ja neid lugusid oli küll ja veel inimestest, kes leiutasid
põhjuseid, kuidas minna võimalikult Euroopast kaugele. Instinkt oli nii tugev, et hirm oli suur. Ja mida me ei tohiks siinkohal ka unustada ja see on üks aspekt, mis mulle aastate jooksul elulugusid uurides on korduvalt meelde tulnud. On, et ma hakkasin, kui ma alguses elulugudega tegelesin just nendest põgenemise elulugudega, ma hakkasin mõtlema, et kuidas oli lugu Eesti kultuuriga, et kas see, mis oli inimeste suur vapustus ja nende šokk, kui nad põgenesid mujale, kas selle tagajärjel jäid kultuurilised ettevõtmised natukene teisejärguliseks, et kas nad jäid ootele, kuni inimesed said vähemalt materiaalselt jalad alla. Aga need elulood, mis räägivad nii hästi Rootsi põgenenutest või Saksamaale põgenenutest, näitavad, et tegelikult see kultuurikontinuiteet oli äärmiselt tugev. Niipea, kui inimesed samadesse laagritesse kokku sattusid, oli kohe teade üleval, et tulge koori, tulge laulma meie koori. Või pange oma nimed kirja, teeme spordiplatsi, teeme võrkpalliplatsi kohtumisel või saame kokku ja tantsime rahvatantsu. Nii et see kultuuriline järjepidevus oli niivõrd tugev, et ma võiks nüüd öelda oma kogemuse põhjal elulugude uurijana, et seda katkestust justkui nagu ei olnudki. Kultuur võeti kaasa, see pandi kohe jälle tööle, olgugi primitiivsete vahenditega ja siin võib olla üks näide sellest, kuidas Eesti kirjakultuur oli katkematu. Ja mis on, siin on jällegi Erik Soodere foto, see on ühest köögist Saksamaal, kus on primitiivne trükikoda ja kus hakati looma laagri ajalehte. Et see tahe ja see ajend oli nii tugev, et säilitada kultuuri, luua sidemed inimeste hulgas, kelles hulgas need sidemed olid võib-olla kokku langenud, ära kadunud, inimesed otsisid teineteist, suur vajadus oli omakeelse kirjanduse järele. Ja kui me räägime juba ilukirjandusest, siis ka see kirjastustegevus oli äärmiselt varane. Ja kui me mõtleme mõnede teoste peale, mis avaldati juba paguluses ja mis puudutasid väga lähedalt seda põgenemise perioodi, siis näiteks võiksime mainida August Mälgu 42. aastal ilmunud romaani Hea sadam, mis trükiti aastal 1946 uuesti. Rootsis trükiti ka August Mälgu järgmist romaani, kannab pealkirja Kodumaata, mis ilmus 1947. Seal on need vahetud põgenike kogemused on esile toodud. August Kailiti Üle rahutu vee aastal 1947. Saksamaal Pedro Trusteni romaan Üle parda aastal 1946. Seal on keskseks süžeeks on Moerov põgenemine. Ja muidugi Henrik Isnapuu luule, tema valikkogu Tuuline teekond antud välja Augsburgis aastal 1946. Nii et ei olnud väga kaua vaja oodata, kellel raamatuid kaasas ei olnud, mis juurdepääs eestikeelsele kirjandusele oli ikkagi tugev. Võime nendest elulugudest nüüd natukene kaugenedes mõelda, et üksikutest lugudest said kokku kogukonna lugu. Põgenemislugudest said need rajavad lood, mille alusele uued Eesti ühiskonnad asutati. Paratamatult tähendab see seda, et mõned lood olid võrdsemad kui teised. Ja üks elulugude kirjutaja mainib oma sissekandes Eesti Rahva Muuseumile mõeldes ja arhivaare koolitades, et Eestist põgenesid väga palju hakkajad ja tublid inimesed. Ja see oligi ajendiks, miks pärast edulood jäävad püsima kauem kui mõned teised lood, mis vajuvad hoopiski unustuse hõlma kõige paremini. Need inimesed, kellel ei läinud nii hästi või kellel ei olnud küllalt toitu oma 8 lapsele, kes põgenesid koos vanematega Saaremaalt Kipakas paadis. Inimesed, kellel ei olnud seda elujõudu aru saada ja üle saada raskustest, nende lood vajuvad kõrvale. Ja see on ülekohtune, et see nii on. Aga samuti müts maha kõikidele nendele uutele algatustele ja saavutustele, mis visadel eestlastel olid oma uutes asupaikades. Nii et see rajav narratiiv, mis oli kogukondlik, põhineb sellele, mis oli edulugu kui põhimõte.
juurde, kui kaugel me nendest sündmustest nüüd oleme. Me oleme 80 aasta kaugusel, aga tegelikult on kaugus ajas väga petlik. Mõned lood oleksid justkui toimunud eile ja mõned lood on hoopiski juba nii kaugele kadunud, et näiteks 4. põlves enam ei ole mingisugust rada vana-vanavanemate lugudeni. Ja ma olen nende päevade jooksul, kui ma siin olen olnud ja kuulanud konverentsi ettekandeid, pidanud oma ettekannet muutma, sellepärast, et ma tundsin väga muret ja valutasin südant, sellepärast, et unustus, mis on paratamatu, mis on osa kollektiivse mälu toimimisest, et see unustus on niivõrd ulatuslik, et ei paistagi helgeid niite, et kuidas ühelt poolt perekondliku tasandil ja teiselt poolt kogukondliku tasandil alal hoida neid rajavaid lugusid ja neid mälestusi. Aga ma olen olnud meeldivalt üllatatud ja ma nimetan siin, ma vabandan, kui ma mõne varju jätan või mainimata jätan, aga ma mainin siin paar asja, mis on väga rõõmsaks teinud. Üks on Ellen Walteri Filmist projekt, mis on March Breaki ajal tehtud suulise ajaloo projekt, äärmiselt värskendav ja ma loodan väga, et see kordub ja et seda tehakse ikka ja jälle ja võib-olla ka teistel aegadel kooliaasta jooksul. Ja see annab väga palju lootust, et on loodud kontekst, on loodud situatsioon, kus neid mälestusi saab vahendada, kus mõlemad pooled on sellest huvitatud. Need, kes räägivad ja need, kes vastu võtavad. Ja muidugi need, kes on katalüsaatorid vahepeal, kes tõlgivad ja transkribeerivad neid lugusid, et siis neid saab töödelda edasi filmidesse. Ma toonitaksin siin ka Maria Spanni ja tema suurpõgenemise laste raamat, millest ta tegi fotod inimestest, kes olid põgenenud lastena nii Rootsi kui Saksamaale koos ühe esemega, mis neile kallis on. Ja see on jätkuv projekt ja seda võiks ta nii kaua teha, kui eksisteerib veel inimesi, kelle neid lugusid rääkida on. Ma mainiksin ka Camille Linsoni, kes oma performance'ites ja fotograafia praktikas üritab luua sidemeid juba 4. põlvega, mis jäävad kindlasti püsima ja mõjuvad kaugemale kui tema perekondlik kontekst. Ma olen olnud meeldivalt üllatatud, kui ma olen Eesti Kirjandusmuuseumis mõnikord mõnda raamatut oodates, kui ma ootan raamatukogusse, et keegi toob mulle raamatu välja, siis ma ikka võtan Eesti elu ja ma lehitsen seda. Ja ma olen viimaste kuude jooksul olnud väga meeldivalt üllatatud, kui palju on suurpõgenemise lugusid jutustatud just Eesti elu veergudel. Ja kui palju huvi see äratab, kui inimene lehitseb oma teiste huvitavate uudiste vahel ka neid meeldetuletusi nendest aegadest. Ja ma tunnen rõõmu sellest, et Veiko Parning ja Heli Vanaselja võtsid ette teekonna oma vanemate ja vanavanemate põgenemispaikadesse ja nad tulid nii kaugelt sellel teekonnale, et neid aitasid kõige värskemad tehnoloogilised vahendid, aga nad otsustasid kirjutada sellest teekonnast eesti keeles, Eesti elus. See jällegi näitab, et see ühenduslüli põlvkondade vahel on niivõrd tugev, et on tugev siis, kui seda on jätkuvalt vaja, enne kui need lood libisevad unustusse. Ja isegi siis, kui mõni ei ole jõudnud oma mälestusi kirjutada, jõuavad need lood niimoodi ühelt põlvkonnalt teise. Ja unustagem ka filme nagu Elga Veritsa filmid, Tom ja Ed Mae filmid ja paljud teised filmi meediumis tehtud katsed säilitada põgenemislugusid. Ja lugusid sellest esimesest 10 aastast paguluses. Täna hommikul Eesti Rahva uudistes, ERR-i uudistes kirjutas Marin Mõttus, kes on Välisministeeriumi üleilmse eestluse erisaadik järgmist. Meie rahva ajalugu on kui üks hästi kirjutatud õpperaamat selle kohta, kui oluliseks võivad saada õigel hetkel tehtud vaprad ja targad otsused, isegi kui need on meeleheitlikud. Ja tema sõnadega võiksimegi seda loengut lõpetada. Loodan, et mõningad nendest lugudest jäävad teile helendama või kajama ja teil tekib huvi omakorda küsida teiste käest, kas oma põlvkonnakaaslaselt või nendelt, kes on nooremad või vanemad, et rääkida neid lugusid edasi
ja salvestada neid, talletada neid nii, et nad jäävad edasi püsima. Ma olen väga tänulik, et te kuulasite mind nii kaua. Aitäh! Meil on paar minutit küsimusteks aega või kommentaarideks. Jah, anna mikrofoni. Ja, ma hakkan mõtlema, et ma olen neid jutusid palju kuulnud, siis kui minu vanemad olid jutuke. Aga ma hakkasin mõtlema, kui palju oleme kuulnud jutusid nende inimestest, kes saadeti Siberisse ja see, kui see sõdur tuli ukse juurde, kui nad pakkisid, kui nad viisid nad rongile, kuidas see rongisöö oli. Sest ma küsisin oma sugulase käest 2 aastat tagasi, kui olin Eestis ja ta seletas mulle, kuidas üks sõdur hoidis püstoli 7 aastat siin, kui ema läks naabri juurde ja viis oma beebi sinna ja siis nad sõitsid, maksid, mis te tegite rongi peal, me nutsime, lammasime põranda, kuidas nad ellu jäid ühes talus, kus polnud toitu. No öösel, kui sõdurid magasid, nad hiilisid sinna, kus lehmad on ja jõid lehmadest piima ja nii edasi. Need jutud on ka väga huvitavad ja nad võib-olla tunnevad liiga raskust, et neid edasi rääkida, aga tema oma lapsed polnud kuulnud seda. Neid Siberi lugusid koguti aktiivselt aastatel 1997 kuni 1999, kui hakati tegema Eesti rahva elulugusid. Võib-olla olete näinud raamatu riiulitel, need oranž paberümbrisega raamatud, neid on kokku 3, Eesti rahva elulood 1, 2 ja 3. Esimene neist ilmus aastal 2000 ja järgmine 2001 ja nendes lugudes, mis te seal näete, on üsna palju neid Siberi lugusid. Ja teine koht, kus nad on kogutud, on erinevatesse kogumikesse, mis on olnud erinevate Siberi lainete inimeste kohta. 41. aastal küsitatud mälestusi ja need on võib-olla need hirmsamad mälestused, millele sa osutasid, et nendest on järel vähem, sest inimesed lihtsalt ei elanud üle ja need on suures enamuses naiste lood. Sellepärast, et mehed eraldati naistest, mehed saadeti nendesse kulludesse vangilaagritesse, kus nad kas peatselt hävitati või surid nii-öelda loomulikul põhjusel, aga et 49. aasta kültamises on palju rohkem ja neid kogumikke on, piisab ainult vaadata Eesti bibliograafilisest andmestikus Ester ja te panete lööte sisse Siber ja te leiate kohe üles need põgenike, Siberi lood. Nii et neid on olemas. Mare vahe on, et ühed on põgenemislood ja sina räägid küüditamislugudest. Jah. Aitäh, Tiina. Su loeng oli väga suurelt kirjeldasid raskustest ja hädadest ja kurbuses. Ja samaaegselt seal lõpus rääkisid, et inimesed kokku võrkpalli väljakutele, rahvatantsu tegema ja laulma või edasi. Ja tähendab, eks mu küsimus on, et alguses olid kurvad ja rasked ajad. Kaua sa võtmisid inimesed hakkasid naerma ja rõõmu tundma? No see on väga hea küsimus. See on väga hea küsimus. Ma arvan, et vastus sellele on esiteks nende inimeste enda eluterve hoiak, kes tulid nendest raskustest läbi ja kes säilitasid oma huumorimeelt. Et pidi olema keegi seltskonnas, kellel oli huumorimeelt, et seda naeru tekitada. Aga ma arvan, et see pilt hakkas muutuma juba siis, kui olid need laagriolud, ma räägin Saksamaast, need laagriolud olid stabiilsed ja eestlastel oli oma laagri üle tavaliselt ise kontroll
ja nad hakkasid siis tõhusamalt ehitama neid organisatsioone ülesse, kus oli võimalik seltskondlikult kokku saada, kus oli võimalik organiseerida selliseid asju nagu näitused, jõulupuud, peod, tähistamised ja see niisugune infrastruktuur loodi, taristu ta päris ei ole, ma ütleksin infrastruktuur, loodi siis selleks, et oleks rohkem seltskondlikke olemisi ja inimesed saaksid mõnusamalt aega koos veeta. Ma võin öelda, kuigi see võib olla natuke liiga suur üldistus, et Rootsis tulid need ajad natukene varem. Et Rootsis võib-olla juba hakkas see niisugune koos pühitsemine, koos tähistamine. Pärast seda, kui inimesed hakkasid laagritest välja tulema, Rootsi tööstussektorisse minema tööle ja siis neil oli rohkem aega vabal ajal teiste eestlasega kokku saada. Nii et võib-olla see niisugune mõnus meeleolu tekkis ja naerdi võib-olla natukene varem kui Saksamaal, aga see oli kahtlemata üks dimensioon. Minu vanematel on näiteks perekonna albumites väga palju fotosid Saksa ajast, kus inimesed lihtsalt olid kuidagi väga lõbusalt ümber laua. Ja mis seal laua peal oli, mida nad omavahel jagasid, kas toitu või jooki, see alati ei olnud see peamine asi, vaid olid need rõõmsad näod. Nii et võis kergesti tekkida selline mõte, et no see terve Saksamaa oligi üks suur pidu. See päriselt nii ei olnud, aga et mingi määral see niisugune lõbus olemine, see oli vajalik, et ellu jääda. Ja selleks seda hakati väga varakult arendama. Et aitäh väga hea küsimuse eest. Nii, aga veel kord suur tänu, Margus. Aitäh. Mina jäin mõtlema selle peale, et ega mainisite, et meie lähemad naabrid lätlasi ja leedulasi oli palju põgenete seas ilmselgetel põhjustel. Kui teie olete seda uurimistööd nüüd teinud, et kui palju te olete saanud võrrelda seda, mida lätlased ja leedulased on teinud selle mälu talendamisel, kas teil on oma Läti-Leedu kolleege ja mida te nendelt olete kuulnud sarnast ja mida erinevat? Mul on küll Läti kolleege, Leedu kolleege, mul selles osas ei ole. Lihtsalt keeleoskus on selline, et ma ei suuda suhelda. Ma olen kindel, et neid uurimisi tehakse seal väga pidevalt. Ja lätlaste suhtes ma olen küll, ühes projektist olen teadlik, mis on tegelikult väga huvitav ja seda juhatas üks folklorist Mara Zirnit Riia ülikoolist. Ja see oli läbivalgustus sellest, kuidas eestlased ja lätlased mõlemad põgenesid Gotlandi saarele. Ja seal oli üks fotograaf, David Holmsten, kes tegi fotosid nendest põgenikest. Ja siis sellise fotokollaaži kokkupanemine koos kroonikaga on üks näide sellest koostööst, mis on eestlaste ja lätlaste vahel olnud. Aga see on pidev ja järjepidev. Ja ma ainult peaksin ise häbenema, et mu läti keele oskus on peaaegu olematu. Nii et seda edasi arendada on vaja neid keeleoskusi samuti. Aitäh! No nii, aga veel kord suur aplaus Tiinale. Ja kommentaariks Balti küsimusele võin öelda, et ka leedukad teevad seda sama tööd, sest läbi Baltic Heritage Networki võrgustikku saame me kokku ja leedukad on tegelikult väga võimast tööd teinud oma diasporaa uurimisel ka Leedus ja koostöös siis nende kogukondadega, nii et ka elulugusid on nad üksinalt kogunud.